ja kuidas kaelalülisid vabastada. Selles videos õpetan sulle, kuidas kodus ilma varustuseta lihtsalt ja tõhusalt kaelalülisid vabastada. Ja pane tähele, see on üks neist juhtudest, kus kõik peaksid neid harjutusi teadma, aga eriti need, kellel on kaelalülide vaheline song või kaelaartroos. Ja mis kõige parem, sa näed, et nende harjutuste tegemiseks ja oma kaela parandamiseks ei pea olema ei kõhn, noor ega eriti paindlik. See mees on hull ja me alustame sellega, et ühendame mitu harjutust ühte. See on sellepärast, et on võimatu lülisammast dekomprimeerida, ketastele ja liigestele ruumi luua, ilma et me liigutaksime neid lihaseid siin kõrval, ekoni ja roiete juures. Just see pinge surub kaela kokku, pressib lülisammast ja tõmbab pea ettepoole. Nii et harjutus, mida me teeme, vabastab need pinged alt üles välja ja samal ajal dekomprimeerib lülisamba. Sa istud toolil nii, et kogu selg on toetatud alt kuni üles välja. Järgmine samm on sõrmed põimida ja panna need kaela taha. Pane tähele, et ma näen paljusid inimesi, kes panevad käed hoopis pea taha. See käib kaela taha. Järgmine samm. Vii küünarnukid ettepoole, eelistatavalt lõua alt läbi, puudutama ei pea. Küünarnukid jäävad paika, see on lihtsalt selleks, et tunneksid, kuidas käed kaela ümber hoiavad. Selles asendis, selg toetatud, heidad end tahapoole, suunates küünarnukid lae poole. Ma tahan, et sul tekiks sirutamise tunne, see mõnus venitus. See ei ole valu. Selles asendis, kui käed on ümber kaela, aitab see juba lülisammast vabastada ja selle pinge leevendamiseks pöörame erilist tähelepanu välja hingamisele. Hakkame pihta. Quando a gente solta o peito dela e a gente está alongando aquela tensão. Just nii, püsime siin 30 sekundit, hingame rahulikult välja ilma kiirustamata. Pärast 30 sekundit tule aeglaselt tagasi, lõdvesta ja liiguta veidi, et tunda lõõgastust, tunda, et kael on vabam, rohkem ruumi diskidele ja liigestele. Nüüd on palju parem. Ja tulemuste veelgi paremaks muutmiseks on olemas üks kiire harjutus, mis parandab kaela asendit. Ja kui me parandame kaela asendit, siis me väldime selle pinge tagasi tulekut. Nii et seisa püsti, lõdvesta õlad, lase õlad kõrvadest eemale, hoia küünarnukid sirged ja tee kätega pöidlad püsti. Aeglaselt, ilma et õlad tõuseksid, suuna pöidlad tahapoole nii kaugele kui saad. Mõte on siin selles, et abaluud läheksid omavahel kokku. Just nii, hoia seda asendit nagu sirutaksid end ja proovi lõõgastuda. Ära lase kätel tagasi tulla ja proovi lõõgastuda. Tee seda hingamist. Aeglasemalt, pane rõhku välja hingamisele. Tasapisi näed, et selle asendi hoidmiseks on vaja vähem pingutust. Sa suudad hingata kergemini. See on peaaegu nagu keha harjuks selle asendiga. Jää siia 30 sekundiks ja kui sa tagasi tuled, tunned juba, et õlg on paremini paigas, kael kergem ja sa oled palju elegantsem. Nüüd on veel parem. Sa teed seda harjutuste seeriat vähemalt korra päevas, aga sa võid seda teha alati, kui vajad. Sest nagu sa nägid, see leevendab valu ja lõdvestab selle pinge kaelas. Järgmine samm on tugevdada lihaseid, mis toetavad kaela nagu võrk. Ma näitan, kuidas seda tugevdamist kodus alustada selles videos siin. Lihtsalt klõpsa siia ekraanile ja sulle, kes sa vaatasid siiani, on üks kingitus. Siin on video kogu sellest järjestusest, ilma katkestusteta, et saaksid video käima panna ja teha kogu järjestuse koos minuga läbi. Kui ma suutsin sind selles videos aidata, siis tänutäheks jaga seda videot kellegagi, kes seda vajab. See on kõik, mida ma palun. Ma lõpetan nüüd siin. Suur kallistus ja kohtumiseni järgmine kord ja